niimoodi oli, olime Põlva rannas ja siis tank küsis, et seal olid mingid siuksed korpulentsed prouad. Kas teil on siin veel välijõusaale ja siis üks proua, no ikka on, need Immastes on ja üks on seal piimakombinaadi taga. Noh, mina tean, et piimakombinaat, kus ta nagu asub ja siis me siin hakkasime tiirutama ja leidsime ka siis mõned masinad ja värgid. Vaatame üle, kui me siin juba oleme, siis enne kui me Immastesse läheme, vaatame veel üle Põlva viimased sellised võimalused. Kui ma oleks põlvakas, siis ma tahaks väga teada, kus ma siin trenni saan teha ja mis võimalused on. Ma arvan, me oleme käinud kohtades, kus tavaliselt põlvakad ei olegi, isegi ei ole nagu neil mingid infotki selle kohta, et on armas Põlva inimene, kui sa ei tea, kus käia jõusaalis, välijõusaalis, siis meie võime öelda piimakombinaadi taga. Ja vaat siin on nagu see, et ma nagu mõtlesin, ma ei tea, tõstan jalad üles, et see hakkab nagu kuidagi moodi siis keharaskusega mängima. Ei hakka, see on teistmoodi. Surun ja tagasi. Surun ja tagasi. Surun ja tagasi. Siin, ütleme nii, et siin seda sügavust ei ole, siin ei ole mõtet seda saavutada, sest ta mingisuguse, ma ei tea, mis jõuga ma teda lihtsalt surun ja tagasi ta tuleb lihtsalt kergelt. Seda vastusurumist nagu ei toimu. Igal juhul sellist rinnatööd iseenesest ma siin surumisega põhimõtteliselt saavutan. Midagi ma siin saan. Ja triitsepsil ja küünarnukid on keha lähedal, surun sirgeks ja tagasi. Surun sirgeks ja tagasi. Sõbrad, ma võin eksida, võib-olla siin on midagi pekki läinud selle masina puhul, aga iseenesest töö käib, päris kerge seda teha ei ole. Vaatame teised asjad üle. Stepper. Ma ainult seda enne proovisin, enne kui me video käima panime. Stepperi puhul vaatame, hästi kerge on, sellega tuleb nagu ettevaatlikult liigutada ja vaatame üle, mis ta siin toimub. Ja jälle selline imelik jõnks, ta ei lähe sujuvalt ja ütleme nii, et kui ma spordiklubis teen, siis ma eeldan, et see läheb nagu pikalt välja, et ma saan sellise pika tõmbe teha. Aga siin on siuke, ei soovita, sellega ei ole siin nagu väga midagi teha. Aha, see on tuttav masin meile. Ja selline asi. Tegelikult täitsa hästi töötab. Ja tal on ka, ütleme nii, et tal on mingi piirajad peal, siit nagu edasi minna ei saa. Nii et ma päris spagaati sellega teha ei õnnestu, aga samas jällegi vaatad siin kaugustesse, lehvitad Põlva rahvale. Miks mitte? Et iseenesest töö käib. Järgmisena. Vaatame, see peaks siis olema selline ratta. Aga jällegi hästi kergelt jookseb, mingisugust selle jõudu taga ei ole. Pigem ütleks, et võib-olla selle eripäraks ongi see, et ta peabki nii kergelt käima, et siis on töö nagu, teed nagu kiiremini, aga ükski lihas ei tööta. Sõbrad, ma ei tea. See on siuke jällegi, et keegi saab teha mingisuguse selfie, et mina trennis, aga ja see, kui ma ei eksi, on suht sama. Ega ma siit väga midagi ei looda, et ma korra olingi mõte, et tõmbad kuskilt, aga need on paigalt jäigalt ja teistpidi. Lihtne küsimus, miks siukses asju nagu tehakse? Võib-olla see on pekki läinud, võib-olla siin oli kunagi mingi koormus või asi, aga siin selles ma olen pettunud. Ma teile nüüd kõhtu näitama ei hakka, see kõhupink on loogiline, sa paned need jalad siia peale ja siis on ülakeha tõsted. Et me oleme täna neid kõhuharjutusi näidanud, aga siin on veel, vaat siin on klassika. Siin on selline, teeme siit poolt, seal on tüdruk, seal teeb seal oma seda sõitu. Nii. Kusjuures käed kipuvad ära libisema, siit kipuvad käed ära libisema. Ja tagasi, hopp ja tagasi, hopp, hopp. Võiklihas kõik nagu ilusti töötab, et selles suhtes on äge triitsa surumis siin. Aga mis juures saab teha? Ma mõtlesin, et see hakkab segama, aga ei. Triitsepsid saab teha, et iseenesest, rinda midagi saab, triitsepsid saab, aga see on ka siin nagu kõik. Aga sa ära praegu kinni pane, vaata tank. Tead, mulle meenus praegu, et midagi sellist oli kunagi nende paneelmajade hoovides. Olid, vaata, need keerlesid
ja ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et viimati selliseid asju ma nägin vist mingi 35 aastat tagasi. Ausalt, see on nagu tõsine retropomm. Ma ütlen, et kui mina oleksin retrofestivali organisaator, siis ma paneks need asjad sinna püsti nagu. Selliseid asju ma nagu ausalt, ma ei ole neid nagu nii palju näinud, et aastakümneid ei ole näinud, et selline tõsine retro, et võt selle pärast tasus siia platsi peale tulla. Et kui sul on mingisugune retro stiilis mingisugune üritus, sõidate mingi turneega läbi Eesti, siis Põlvas piimakombinaadi taga otsige need asjad üles. Ausalt, ma ei mäleta, lapsed kunagi neid kasutasid, see vist oligi nagu see, et sa saad siin sõita. Noh, ta on küll lastele mõeldud, mõnusalt kriuksub, ma arvan, et need naabrid on siin alati sajatavad, mingid lapsed siin hõiskavad ja rõõmustavad, aga samas oleme ausad, siin üks väike tüdruk oli emaga, aga nad nagu väga kaua ei olnud siin, et nad läksid ära, et me oleme tegelikult jõudnud ajajärku, kus lapsed ja noored väga ei käi, väga palju ei ole neid. Rannas me tegelikult nägime ühes kohas, nagu olid mingid lapsed seal selle rula selle skatepargis, aga üldiselt sellistes kohtades on lapsi vähem ja kõik see varustus, mis on tehtud, see kasvab rohtu vaikselt. Et seda enam, kui teil on mingeid võimalusi jällegi, saatke lapsed õue ja näidake ise eeskuju ja katsetage ja õppige koos lastega. Meie poolt siin tõmbame otsa kokku, meid Himaste peaks järgmine koht, kus me nüüd Põlvamaal oleme, et laivis oleks äge muidugi, ütled, lähed sinna, vaatad, Himastes on juba rahvariides, õnnad lasevad mingid kannelt ja mingisuguseid kääksupille ja siis tuuakse meile veel mingisuguseid, ma ei tea, lilli näiteks ja Himaste mingisugune seal kohaliku omavalitsuse esindaja peab meile mingi kõne ja orkester ja sulekesega kaabud ja nagu need asjad käivad. Aga ma arvan, midagi sellist ei ole, sest nad ei tea, et me tuleme. Et teine kord siis me anname teada Himaste rahvas, et ärge, kui te nüüd hiljem vaadate seda, siis teine kord me anname teile varakult teada, kui me tuleme. Aga olge tublid ja mõnusat avastamise rõõmu ja järgmiste kohtumisteni.